Enne seda, kui ma siia õppima tulin ja tegelikult selle õppimise ajal ka veel, et olin ma juba aastaid olnud personalijuht ja kvaliteedijuht ja mulle tundus, et see juhtimine on just see, kus ma olla teen. Tegelikult mulle meeldiski see töö. See oli väga tore, aga kuskil siin üleval hakkas üks kelluke juba pikemat aega helisema, et tegelikult tahaks midagi muud teha. Ja tegelikult oli kuskil seal lapsepõlve unistustesse selline psühholoogi amet ja see, et ma tean, et ma istun seal terapeudi toolis, et see oli kogu aeg seal olnud, aga kuidagi oli nagu see tunne, et ei, selles elus enam ei jõua ja et noh, nüüd läks nagu teistmoodi ja nii edasi. Et see kool tegelikult näitas mulle, et kõik on võimalik ja kui ma seda südamest tõesti tahan, siis see tegelikult on võimalik ja täna ma teen täpselt seda tööd, mida ma tahan teha. Et ka 40-selt võib karjääri muuta ja olla jälle mina ise, see õnnelik. Ma olin selgelt tõsine töönarkoman ja elasin tööle, et need, kes mind teavad ja tunnevad, nad ei saanud vahest üldse aru, kuidas ma nii palju töötada saan ja selle juures veel pere ja lapsed, siis see tegelikult muutus ja ma leidsin enda jaoks üles selle tegeliku mina, seda, mida ma teha tahan, mis on see minu elutee siin võib-olla ja noh, alguses see võttis küll pikemalt aega, et ma jõudsin päris sellest eelmisest mustrist välja, aga nüüd juba pea aasta olen ma ka eraettevõtja ja toimetan ainult neid asju, mida ma täna tahan teha, mis on südamest tulevad asjad, et tegelen tervendamisega, nüüd ka teraapiaga juba ja inimeste koolitamisega. Et ma olin loonud endast mingisuguse sellise kuvandi, kes ma tahtsin olla, aga ma ei julenud olla see, kes ma tegelikult olin sageli. Et seal taga oli nii palju igasugu hirme ja asju, et kogu aeg oli nagu vajadus kellegile meeldida ja olla see kõige tublim laps, kõige targem laps, et hästi tähtis oli see, et tead kõike vastuseid ja oled alati kõige edukam ja kõige parem, kõige tublim personalijuht, tuntud personalijuht ja nii edasi. Ja tihti need sellised sisemised väga olulised asjad jäidki tagaplaanile, ka pere võib-olla, et kui ma enne ütlesin, et võib-olla töö oli see, mis muutus, pere muutus ka kindlasti, ma hakkasin väärtustama seda rohkem, et ma hakkasin töö kõrvalt ka seda nägema rohkem. Ma olin terve oma elu tegelikult teadnud, et mu keha räägib minuga hästi palju, et ma juba üsna väiksest ajast peale tegelikult teadsin seda, et haigused ei ole mitte nagu karistus või midagi, lihtsalt kuskilt midagi välist, aga et see on tegelikult keha sõnum. Ja eks ma teadsin ka, et eks mul oli ka tervise teemasid päris palju. Ma olin selline klassikaline migreenik ja ma olin šokohoolik. Et see oli kindlasti üks sellistest asjadest, mis tegelikult päris kõvasti mu eluga juba häiris ja ka tervist tegelikult häiris. Ja siin koolis jõudsin ma tegelikult esiteks nende teemadeni, mis tekitasid minust näiteks ka seda šokohoolikuks olemist ja üldiselt sellist söögisõltumist. Ja teiseks ma hakkasin järjest rohkem aru saama just sellest samast kehakeelest, et kuidas see keha minuga räägib, kuidas ma sellest ka ilma raamatuteta aru võin saada, kuidas ma ennast kuulates tegelikult saan nendele asjadele pihta. Ka umbes 3 numbrit väiksemad riided ja ma arvan, et üks 15 kilo kadus tegelikult. Ja see läks nagu nipsust, et kui ühel hetkel ma sain nagu aru, et mis seal taga nagu on ja hakkasin nende asjadega tegelema, olema see, kes ma olen, tegema neid asju, mida ma tegelikult tahan teha, siis ühel hetkel ma sain aru, et ma enam ei sõltu šokolaadist, ma enam ei käi kogu aeg šokolaadi ostmas ja kuidagi nagu iseenesest läks, et ma oskan hoopis teistmoodi oma keha vaadata ja tunnetada. Ja see viis mind selleni, et ma tegelikult tundsin ühel hetkel, et nüüd on aeg seda hakata ka teistele jagama ja sealt on tegelikult saanud alguse nüüd see nii-öelda uus karjäärisuund, et aidata ka inimestel üle saada võib-olla mingitest söögisõltuvustest ja mõista seda, mida mu keha räägib, et tuua inimesteni jälle see ja et sellised asjad on kindlasti, mis sealt koolituselt tulid.